taas kõikidele vaatajatele. Kristjan Kümme taas kord siin. Nagu te näete, siis teie ees on sein. Oleme täna jälle keldris. Ja tänane ülesanne on üles panna selline kilp. See on meie peaelektrikilp. Mul on siin taimer. Selle ma ilmselt jätan. Võib-olla võtan ära, ei tea. Mis meil siin on siis? Meil on pealüliti, siis on peakaitse. Too teine kilp, mis seal on, sealt ma ilmselt midagi ära ei hakka võtma. Too ei hakka ilmselt sinna. Aga siin, nagu näha võite, siis grupikaitsmeid siin otseselt ei ole. Nii et nood on kõik seal teise kilbi peal. Siin on lihtsalt peakilp, kus on meil siis pealüliti, peakaitse, siis siit peakaitsmest või pealülitist läheb peakaitsmest läheb siia alumisse kolmefaasilisse voolumõõtesse. Siit läheb üles, läheb tagasi siia 16-amprisesse kaitsmesse. Siit läheb edasi siia kontaktorisse ja siit kontaktorist läheb siis 2 neutraal ja faas lähevad siis sinna järgmisesse kilpi edasi. Meil on siis ka kella või selle tunniloenduri ja kella jaoks on meil 2 kaitset ja üks nendest on ka, see on kella ja selle kellakaitse on see ainult ja tunniloenduri ja kontaktori oma, sest see tunniloendur loeb mitu tundi, see kontaktor on sees olnud. Ehk siis põhimõtteliselt kaua me siin keldris oleme olnud. Ja siis see siin on 10-amprine kaitse ja siis on üks ABB pistik, et kui mul on siin eesruumis vaja voolu saada, siis ma saan siit alati võtta. Ja ma nüüd mõtlen, kuhu kohta ma selle kilbi panen. Ma mõtlesin, et ma panen selle kuhugi siia äkki. Ma arvan. Ja siis ma peaks tegelikult on mul veel üks mõte. Me paneksime hoopis siia, kui ma nüüd saan näidata, siis tegelikult äkki oleks mõttekam hoopis see kapp siit võtta ja see kapp liigutada siit siia ja siis ma saan selle riiuli panna uuesti siia. Ma arvan. Ja siis ma saaks tolle elektrikilbi võib-olla panna kuhugi selle külge ja siis siia seina sisse puurime paar auku, et saaks juhtmed läbi viia. Ma arvan, et niimoodi äkki teemegi. See kilp on natukene suur, muidu ma oleks võinud niimoodi teha, et ma ei oleks pidanud siit ühtegi riiulit ära võtma, aga ma olen paraku kilbi teinud kahelise. Võib-olla, kui ma ei tea, kas mul on sellist pikka ühelist karpi põhimõtteliselt võib-olla siia isegi oleks ära mahtunud. Te praegu olete tunnistajaks, et mul on uus mõte. Ma arvan, et me teeme hoopis teistmoodi. Mul on vaja seda, neid kahte. No põhimõtteliselt selle võib ära võtta siit ja siis need 2 tükki ja kella võtame ära ja siis teeme hoopis nii, et see voolumõõti, mis siin on, selle ma võtan siit ära. Siis ma võtan siit kella ära, siis ma tõstan need hoopis siia ja paneme kogu elektrikilbi värgi, paneme siia nurka ja siis sinna jääb natuke vaba ruumi ja siis siia saab panna ka pistikuid. Nii et ma arvan, et ma teengi seda. Ma saan aru, et tänane video tuleb ilmselt päris pikk, aga pole hullu. Loodan, et kannatate ära, sest tihtipeale juhtubki nii, et vahepeal mul tulevad uued ideed. Ja ma arvan, et
see idee ongi võib-olla parem, et ma võtan selle süsteemi nüüd kõik uuesti lahti ja ma ehitan selle siia väiksema kilbi sisse. Tegelikult võin vaadata, kas mul on äkki mingeid muid kilpe, mis võib-olla on väiksemad. Aga ühesõnaga jah, ma vaatan nüüd ringi, sest mul on siin neid üheseid kilpe on päris mitu tükki, et võib-olla ilmselt ma pean ikka selle süsteemi ehitama ja selle sisse, sest siin see on ainukene, kuhu ta põhimõtteliselt ära mahub, nii et tuleme tagasi, kui ma olen selle tühjaks teinud ja selle kõik lahti võtnud ja selle siit siia tõstnud ja siis jätkame sealt edasi. Nii et teie jaoks ilmselt on see vaid mõni sekund, tegelikult vähem. Minu jaoks ilmselt tund aega, aga kohtume peale väikest pausi. Nii, ja oleme tagasi ja nagu näha võite, siis on kenasti kõik asjad ära mahutatud siia 16 sinni peale ja uus kilp on põhimõtteliselt valmis. Mis me siin tegime, siis on niimoodi, et kõigepealt siit ülevalt tuleb faas neutraal sisse, lähevad läbi pealüliti. Neutraal läheb kohe siia üles kinnituse peale. Siis faas läheb kõigepealt läbi selle 16 amprise kaitsme. Pupp läheb siit üles, siit tuleb välja. Siit läheb edasi voolumõõtjasse, mis tuleb ka. Siis voolumõõtjast tuleb tagasi. Läheb siia alla. Ja siis läheb 16 amprisesse kaitsmesse, mis läheb edasi siia Molleri kontaktorisse, kus tuleb välja ja läheb edasi järgmisesse kilpi. Siis on meil 10 amprine, mis on selle pistiku jaoks. 6 amprine, mis läheb edasi siit lülitisse, mis tuleb ukse kõrvale ja sealt ukse kõrvalt lülitist tuleb tagasi ja läheb siia kontaktori A1 ja mis siis lülitab sisse meil tule peavoolu põhimõtteliselt. Ja siis on meil 6 amprine kaitse, mis on meil selle Thebani programmeeritava kella jaoks. Nii et mis siis vahetab öö- ja päevarežiimi meie mis taganes on voolumõõtjal. Ja siis selle jaoks on kaitse sama, mis see siin peaks olema. Jah, nii et kasutame sellel ja sellel on sama kaitse. Nüüd edasi, siia jääb natuke ruumi, siia saab vist äkki 3 kaitset panna, et kui ma panen pistikuid juurde või midagi, siis ma saan panna siia juurde. Nüüd järgmine ülesanne, mis on natuke suurem ja natuke keerulisem ja võtab mul ilmselt natuke rohkem aega, on kõigepealt see kapp täiesti tühjaks teha, see kapp siia liigutada, siis ilusti mahub see juhe siia kapi taha või kuidagi. Siis tuleb siit vedada juhe, ma ei tea, ma ei hakka seda ilmselt täna tegema. Teeme kõigepealt ühe asja korraga, kõigepealt liigutame selle kapi ära, paigutame selle sinna peale, võtame siit ära selle voolumõõtja, paneme selle ka sinna. Nagu te näha võite, siis kõik on mega tuuveldatud. Meil on siin on 16 amprine kaitse, ja siin on siis veel üks pealüliti. Ma arvan, et võib-olla pealüliti võtan siit ära ja siis siia paneme lihtsalt ühe pika siini ja paneme kõik selle kaitsmeid täis, paneme 16 ja ma arvan 10 ja 6 amprised paneme kõik siia ainult. Siis saab siia natuke ruumi, saab siia natuke pistikuid panna veel. Tulede jaoks tuleb panna siia veel asjad. Nagu te näha võttes, mul on üks suurem siin. Mul on LED-lamp, mul on terve hunnik pistikuid siin. Siis, see ei ole LED, see on vahetele, mis ta iganes on. Üks LED-lamp on ka töötuli. See tuleb üles panna kuhugi. See tuleb kuhugi siia ruumi, siis tuleb ära vahetada see lamp millalgi. Mul on see väike tuli ka siin, mis oli enne siin. See tuleb veel uuesti üles panna kuhugi. Ja siis on mul üks hästi pikk toru ka seal. Too tuleb ka veel kuhugi siia üles. Sest olgem ausad, siin on ruumi päris palju.
ma saan igale poole seinte peale panna neid ja igale poole veel. Aga lähme tagasi ikka tänase asja juurde. Nüüd ma ei hakka teile näitama, kuidas ma seda siit kõik liigutan, sest see on mõttetu. Aga põhimõtteliselt ma võtan selle kapi, liigutan siit siia ja siis peaks hea olema ja siis ma pean tagasi kokku panema selle riiuli. Siia tuleb ilmselt mingeid latte juurde panna, et see natukene stabiilsem oleks, sest see praegu kõigub päris palju ja tahab väga kergelt ümber minna. Nii et jah, aga tuleme tagasi, kui see kapp on sellest asukohast liikunud siia. Nii, ja oleme jälle tagasi ja nagu te näha võite, siis kappi enam pole, sest kapp on nüüd hoopis siin. Nii, nii kaua kui te väiksel pausi käisite, nii kaua ma võtsin ka veel maha siit voolumõõtja ja see on nüüd siin ja nüüd ülesanne on põhimõtteliselt selline, et ma pean teid kõigepealt kõrgemale tõstma. Nii kõrgele kui mahute või nii palju kui mul statiiv lubab. Põhimõtteliselt ma keeran teid nii. Ja nüüd järgne ülesanne on siis see siia paigutada. Ja see paneme siia kuhugi. Nüüd ma mõtlesin, et võib-olla ilmselt paneme siia ühe kaitsme juurde veel, et ma saaks oma nendele lampidele voolu anda. Aga seda ma teen pärast, siis kui me hakkame lampi ühendama. Ma arvan, et sellest teeme ka video kunagi. Aga põhimõtteliselt kõigepealt üritame selle asja siia paika panna. Ma võtan oma kruvikeeraja kuskilt, kui ma selle nüüd üles leian. Nii, panen ka pikenduse otsa. Nii, kasutame siis Boschi akukruvikeerajat, millel on siin hästi pikk ots. Nii, ja siis nüüd on mul vaja veel kruvisid, millega ta pannud on seina. Nii, vaatame, kas me leiame midagi. Kruvid. Nii. Ma arvan, et 3,5 kord 32 on täiesti okei. Ja paneme ka seibik sinna alla. Vaata, kas ma leian kuskilt mingeid seibe. Jah, leian küll. Nii, mida me kasutame? Ma arvan, et need on täitsa okeid. Ühesõnaga selline lühike kruvi. Ja sellele paneme väikse seibiga alla siia. No tegelikult mitte väikse. Ja siis paneme selle siia seina. Vaatan, et teile väga ette ei jää. Nüüd ei näe mitte midagi. Nüüd võib ikka see, et ja ega see sein just kõige paksem ei ole. Ma arvan, et ma võtan hoopis lühema kruvi. Nii pikka ei ole vaja. Nii, võtame võtsin 25 see kruvi hoopis. Sest minu arust on see sein suht õhukene. Ja seal väga taga ei ole midagi. No, isegi jääb päris hästi kinni. Aga kruvi on päris pikalt igatahes tagant väljas. Midagi teha ei ole, vasta olla, aga paneme ta siia külgi ära, ehk siis
kunagi hiljem saame muuta ka seda siis setup'i, et kas paneme boltidega taga seina külge või teeme midagi muud. Aga ma panen ta 4-ga siia kinni, siis ta on enam-vähem okei. Siis ei tohiks ära kukkuda vast. Nii, see on kenasti paigas. Ma jätsin ümberringi natuke ruumi ka, et siia alla ja siia ülevalt tuleb nagu nii juhtmed vedada. Siia tuleb veel auke puurida seina sisse. Ja võib-olla peame hoopis siit külje pealt, siin on üks väike auk, võib-olla saab sealt isegi vedada. Nii, ja nüüd paneme üles ka voolumõõtis ja kõrvana ka. Tegelikult ma mõtlesin, et äkki võiks siia panna. Ta vist jääb ette natukene. Panna sellega siia kenasti kõrvale kohe. Selle võib suhteliselt kõrgele panna õnneks. Ma panen siia vist väikse vahe sisse. Nii on täitsa normaalne, ma arvan. Nii, 2 kruvi veel. Okei, päris mega sirgelt nüüd ei ole, aga poogen siin selles ruumis käib ka. Nii. Ja väga kena. Ja selline ta siis ongi. Põhimõtteliselt see väike ülesanne on tänaseks tehtud. Proovin siia ka siia peale kenasti. Nii. Põhimõtteliselt selline see setup mul siin välja näebki. Ma pean nüüd leidma kuskilt ühe väikse kaitsme. Nii, okei. Kõige väiksem kaitse, mis ma leidsin, oli see Hagari 10-amprine C-klassi kaitse. Paraku ma midagi paremat ei leidnud, ma mõtlesin, ma panen siia 6-amprisega. Okei, midagi paremat ei ole, siis ma panen selle sinna lihtsalt. Ühtegi etit ma juhuslikult ei leidnud praegu. Võib-olla kui ma kunagi leian, siis ma vahetan selle ilmselt ära ja ma panen sinna lihtsalt tavalise etimati. Ja nii ongi. Võib-olla jääb see sama kaitse, ma ei ole kindel. Tegelikult ilmselt nagunii tuleb siia kaitsmeid juurde. Ma praegu leidsin paar Hagari kaitset ka siit. Ma arvan, et ma panengi sinna. Vahet ei ole, tegelikult ma panen mingi mismatchi siin, vahet ei ole. Nii et jah, põhimõtteliselt selline see sai. Ma tean, et video sai mega pikk nüüd ja mega lohisev ja põhimõtteliselt ega me midagi väga ei teinudki peale selle, et me ehitasime uue kilbi jälle, sest mulle põhimõtteliselt ei sobi kunagi mitte miski. Ja siis panime ka elektrikilbi siia valmis või voolumõõtja ja nüüd järgmises videos hakkame seda kõike ühendama ja ühendame ära ka lambid, nii et see asi saaks meil siin valmis ja siis vaatame juba edasi ülejäänud asju, mis me seal teises ruumis teeme ja äkki me teeme siin ka veel mingeid väikseid muudatusi. Aga seniks kauaks tänan vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribeige, vajutage kellukest, et saada teada, kui mul jälle mõni video üles tuleb ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Tšau!